Aga alustame nädala kõige erutavama teemaga. Esmaspäeval teatas Riigiprokuratuur, et otsustas Reformierakonna rahastamise uurimiseks algatatud kriminaalmenetluse lõpetada, kuna kogutud tõenditest süüdistuse esitamiseks ei piisa. Kriminaalmenetlus käivitus reformierakondlase Silver Meikari arvamusloost Postimehes, kus Meikar tunnistas, et annetas parteile aastatel 2009–2010 115 000 krooni, mis ei olnud tema oma ja mille päritolu ta ei tea. Ettepaneku annetused Meikari nimele vormistada tegi tema sõnul erakonna toonane peasekretär, praegune justiitsminister Kristen Michal. Siiski ei leidnud need Meikari väited kohtus tuge, kuna Reformierakonna teised liikmed tunnistasid omaks kõik kahtlasena näivad sularaha annetused. Kas Michalit õigeks mõisva otsuse tagajärjel jätkub erakondade rahastamine vanal moel või toob skandaal siiski kaasa muutuse, nagu on lootnud Silver Meikar? Faktuaalse kaamera valduses on reedel Reformierakonna peakorteris toimunud ajurünnaku salvestus. No nii, jopskid, mis te passite, kurat, keerame käised üles, hakkame Eesti riiki teenima. Kurat, see oli päris hea pull, pane see kirja, Palling. Vabandust, ma ei ole Palling. Mina olen Michal, kurat, ja selle maja kuningas, raisk. Kui ma ütlen, et sa oled Palling, siis sa oled Palling. Kui vaja, sa oled Lillo ja kui veel vaja, siis kurat oled Luisa või Roosimannus. Ei, Roosimannus sa raisk ei ole, Roosimannused on ainult üks. Said aru, Palling või? Jah, sain. Ja mida sa passid, Palling? Mine jookse poodi, toob mulle paar õlle. Ma ju tulin koosolekule. Sina oled siin, et minna sinna ja mulle õlut tuua. Mine jookse, Palling. Seda sa oskad. Kurat, see on ka hea pull, pane see ka kirja. No nii, case on selline. Viimase kvartali jooksul on meie annetused erakonnale kõvasti vähenenud. Milles küss? Kas meil on raha vähe? Vastus, ei ole, pappi on meil sitaks. Meil ei ole ainult põhjendusi enam, et kust see raha pärit on. Kurat, selle Mägiva Meikari pärast pidime ülekuulamisel kõik asjad ära kasutama. Mägiv Meikar, kurat, see on ka päris hea. Pane see ka kirja, seda peab Ansipile pärast ütlema, see on hea pullraisk. No nii, aga nüüd asja juurde. Teie Pallingud peate nüüd välja mõtlema uusi põhjendusi, et kus see raha pärit, et masinavärk uuesti käima saaks minna. Saite aru? Kust te raha saite? Noh, kes esimesena vastab, see saab Europarlamenti. Ma pakuks välja, et koer tõi. Kurat, väga hea, raisk. Siin on sulle kohe 10 000 ja sellega lähed erakonda. Pea siis ise ka meeles, eks ole, et kus sa said, kui keegi küsib. No veel, kes Riigikokku tahab? Raha sulas lume alt välja. See mulle meeldib, raisk. See on päris hea. Lillo ei mõtle 3 aastaga ka siukest asja välja. Väga hea. Veel, noh. Käisin Pohlal ja realiseerisin marjad ära. Sõber kinkis nimepäevaks. Ujukate taskust leidsin. Nigeeriast tuli e-mailiga. Ma müüsin suvel ajalehti. Tagastasin taarat. Kurat, see on hea pullraisk ja nii kui raha tagasi viid, tuled mulle nõunikuks just minni. Edasi. See hambahaldjas tõi padja alla. See on hea pullraisk ja seda tahaks küll näha, kuidas nad seal Kripos selle haldja ülekuulamisele kutsuvad. Noh, ja mida sina passid? Sa paku ka midagi? Ma ei tea, mul ei ole ühtegi sellist usutavat mõtet. Ära põe, kurat, paku ükskõik mida, noh. No... Üks variant on, aga see on, et kukkus sülle. Noh, väga hea ju. No ja ma ei tea, kuidas see ei ole ju mingit pidi, kuidas saab raha sülle kukku. Sina, kurat, Pabla on siiamaani kukkunud, sa vaata kas või Siimu ja kukub edaspidi ka. Sina ära mõtle, las Roosimannus mõtleb, sina tegutse. Ja nüüd Pallingud, annetama. Eks? Kalev, paneb valmis ennast, need uued jopskid tulevad sinu poole.